Eestis pööratakse tänapäeval üha enam tähelepanu riigi julgeolekule kui Eesti rahva püsivuse tagajale. Kriisid ja sõjad, mis meie ümber toimuvad, ohustavad meie riiki, mida püüame iga hinna eest kaitsta. Lähtudes enda verisest ajaloost, tajume väikerahvana teravalt, mis on vabaduse hind. Meie riigi teekond selleni pole aga olnud lihtne, sest mitmed suurriigid on proovinud Eestile enda huve peale suruda, soovides alistada kõigepealt riik ja seejärel kogu rahvus. Kuidas tagada aga rahva ellujäämine, kui suurriikide võimuihal piiri ei ole? Just sellise küsimuse ees seisis 100 aastat tagasi üks Eesti riigimees, kelle lugu on üllatavalt aktuaalne. See mees on August Rei. Paljud ehk ei tea tema nime nii hästi kui Pätsi või Laidoneri, aga August Rei roll Eesti Vabariigi sünniloos ja säilitamises on võrdväärselt suur. Kogu tema elukäik on seotud Eestiga ja selle hoidmisega, alustades unistusest Eesti Vabariigist ja lõpetades selle riigi säilitamisega paguluses. See on lugu mehest, kes elas ja kasvas koos Eesti riigiga ning kelle valikud annavad mõtteainet ka tänapäeval. August Rei oli Eesti poliitika riigimees, kelle roll Eesti ajaloos on hindamatu. Rei sündis taluperes Viljandimaal, kus ta noormehena ka oma haridusteed alustas. Peagi kujunes August Rei nooreks radikaalseks sotsiaaldemokraadiks Venemaal. Rei osales 1905. aasta revolutsioonis, mille järel ta vangistati. Juba nooruses paistis ta silma sihikindla võitleja ja idealistina. Haritud juristina ning ajalehetoimetajana jõudis ta poliitikasse just õigel ajal, hetkel, mil algas esimene maailmasõda. Rei astus 1914. aastal tsaariarmeesse suurtükiväe ohvitserina ja nägi oma silmaga, kuidas vana kord kokku varises. Vene väed olid kaotamas ja põgenemas ning tsaari võim oli ohustatud. 1917. aasta revolutsioonide keerises kerkis ta esile liidrina, kes aitas eestlastel haarata oma saatuse üle kontrolli. 1917. aastal möllas Euroopas verejanuline sõjatunt ja Venemaal puhkes revolutsioon. Üle 100 000 eestlase võitles Vene tsaarimundris laial rindel. Pärast veebruari revolutsiooni anti eestlastele esmakordselt autonoomia, võimalus ise oma kodumaad osaliselt valitseda. Saadud vabadust ära kasutades kutsusid Eesti ohvitserid kokku Eesti sõjaväelaste kongressi, siinsamas Estonia teatris. 18. kuni 21. juunil 1917. aastal kogunes Tallinna 150 saadikut, esindades ligikaudu 50 000 eestlastest sõduri üle Venemaa. Seal valiti noored lipnikud August Rei ja Gustav Kirschbaum kongressi juhatuse abiesimeesteks. Kongress võttis vastu otsuse, mis kõlas otse kui vabaduse manifest. Eesti sõjaväelaste kogu tahab seista valvel Eesti rahva eluõiguse eest. See tähendas, et Eesti sõdurid oli otsustanud võidelda eeskätt oma rahva eest. Kongress seadis eesmärgiks tuua Eesti sõjaväelased võõrastes väeosades koju ja moodustada rahvuslikud väeosad. August Rei roll oli siin võtmetähtsusega. Temast sai peaaegu loodud Eesti sõjaväelaste ülemkomitee aseesimees. Kuigi komitee esimeheks valiti Konstantin Päts, pühendas ta suurema osa oma ajast maaomavalitsuse tööle, nii et Rei oli de facto komitee juht ja seega põhiline Eesti rahvusväeosade organiseerija esimeses maailmasõjas. See hetk jõudis peagi kätte. 24. veebruaril 1918. aastal kuulutati vaatamata sõjategevusele välja iseseisev Eesti Vabariik. Mõne päeva pärast okupeerisid küll Saksa väed Eesti alad, ent 11. novembril varises Saksa võim kokku ja Eesti sai taaskord vabaks. Ligi 2 nädalat hiljem, 28. novembril 1918 algas aga Eesti vabadussõda. Suur Nõukogude Venemaa ründas noort ja väikest Eesti riiki, aga õnneks polnud me enam kaitsetud. See oli julguse ja ettenägelikkuse küsimus. Kui eestlased oleks tol ajal rahvusväeosi loonud, kas neil oleks olnud üldse lootust enamlaste vastu panna vabadussõjas? Tõenäoliselt mitte. Siit koorub välja esimene õppetund. Omariikluse juured saavad alguse rahva kaitsejõu ja tahte ülesehitamisest. See põhimõte kehtib ka tänapäevalgi. Vabadussõda oli täies hoos, kui eestlased tegid midagi harukordset, pidasid demokraatlikke valimisi.
23. aprillil 1919. aastal kogunes Estonia kontserdisaali vastvalitud Asutav Kogu, Eesti esimene parlament. Selle esimeheks valiti August Rei, toona 33-aastane sotsiaaldemokraat. Kuigi Rei oli sotsialist, on ta tuntud kui erapooletu riigimees, kes säilitas korda Asutav Kogu saalis ja keda kõik poliitikud võisid usaldada. Samal ajal, kui Eesti sõdis Venemaaga, kaitstes enda iseseisvust, hakkasid Eesti poliitikud arendama Eesti teisi eluvaldkondi. Rei on hiljem öelnud, et sõja võitmiseks tuli inimestele näidata, mille nimel nad õigupoolest sõdivad, ehk tuli hakata Eesti riiki üles ehitama kas või lahingute kiuste. Just seda Asutav Kogu tegigi. Rei juhtimisel võeti kiiresti vastu maareformi seadus, otsus, mis muutis Eesti ühiskonda igaveseks. Maareformiga võõrandati mõisamaad mõisnikelt ja jagati talupoegedele laiali. Tuhanded senised maata rentnikud said nüüd oma põllu. See polnud üksnes majanduslik reform, vaid ka psühholoogiline murrang. Nagu toonitati, andis maaseadus Eesti sõduritele sisulise motivatsiooni võidelda. Nüüd sõditi oma maa ja kodu eest. Noor talupoeg, keda valdas teadmine, et ta ootab päris oma talu, läks maareformi tulemusel hoopis raudsema tahtega võitlusesse. See sidus rahva ja riigi ühte. Iga suutäis vabadust, mis suhu pista, on magus. Nagu on öelnud vabadussõja kohta, ja see suutäis oli oma maa, oma riik ja oma talu. Asutava Kogu järgmine suurtöö oli Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse loomine. 1920. aastal jõustuski täiesti uudne oma ajas maailma üks demokraatlikumaid põhiseadusi. Selle järgi sai Eesti rahvas väga laialdased õigused. Muuhulgas oli Eesti üks esimese riike maailmas, kus naised said valimisõiguse. Rei ja tema mõttekaaslased sotsiaaldemokraadid soovisid riiki, mis oleks ehitatud võrdsuse ja vabaduse vundamendil. Parlamentarism jõudis Eestis esile. Riigikogul oli laiendale võim, aga riigipea roll nõrk. Noor Eesti eksperimenteeris julgete ideedega, püüdes väldida nii tsaari absoluutset võimu kui ka bolševikide diktatuuri, luues midagi täiesti omalaadset. See äsja nähtud mõte võtab hästi kokku Rei ja tema põlvkonna tehtu. Nad lõid vundamendi, andes rahvale maa, õigused ja hääle. Edaspise arengu eest pidid järgmised põlvkonnad vastutama. August Rei jätkas ise Eesti ülesehitamist ka 1920. aastatel. Ta oli mitu korda Riigikogu liige ja ka selle esimees ning töötas välisministrina rahvusvahelisel areenil. 1928. aastal sai temast mõneks kuuks riigivanem, valitsusjuht ja riigipea ühes isikus. Tema usk demokraatiasse ei kõikunud ka siis, kui demokraatia andis Eesti 1934. aastal teed autoritaarse režiimi väljakujunemisele. Rei kuulus küll opositsiooni, kuid jätkas töös Eesti hüvanguks, näiteks esindades meid Moskvas saadikuna aastatel 1938 kuni 1940. Vaatamata enda poliitilistele veendumustele soovis August Rei Eestit igatpidi aidata, säilitades valusväärtusi, millele Eesti riik oli üles ehitatud, diplomaatia ja rahva tahe. Paraku pandi need väärtused peagi rängalt proovile. 1939. aasta sügisel hakkasid Eestis puhuma sünged tuuled. Sõlminud Molotov-Ribbentropi pakti olid Saksamaa ja Nõukogude Liit salaja Ida-Euroopat omavahel ära jaganud. Enamik Eesti tippjuhte vangistati või hukati. August Rei viibis selle ajal Moskvas Eesti saadikuna. Ta nägi kõrvalt, kuidas tema loodud riik hävitatakse. Kuid erinevalt paljudest ei langenud Rei ise vaenlase kätte. Tal õnnestus Riia kaudu Rootsi põgeneda. See pagemine polnud argusemärk, vaid kaalutletud samm. Vabas maailmas sai ta jätkata võitlust Eesti eest, säilitades selle iseseisvust. Stockholmis asus August Rei kohe tegutsema, et säilitada Eesti Vabariigi järjepidevust. 1944. aasta sügisel, kui Saksamaa taandus ja Punaarmee Eestile lähenes, üritasid eestlased veel viimast korda iseseisvust taastada. Moodustati Otto Tiefi valitsus, kust Rei oli nimetatud välisministriks. Kuigi see katse lämmatati kiirelt, anti teatepulk edasi eksiilvalitsusele. Eesti viimane peaminister Jüri Uluots määras oma suurivoodil 1945. aasta jaanuaris August Rei peaministriks presidendi ülesannetest. Rei võttis selle koorma vastu, rõhutades, et põhiseadus määrab talle selle kohustuse ning ta ei saa sellest kõrvale astuda. Nii säilis õiguslik Eesti Vabariik nii paberil kui ka südames, kuigi Eestimaal endal oli vabadus kadunud. Järgneval 18. aastal hoidis August Rei paguluses Eesti asja. Ta juhtis eksiilvalitsust,
näidates maailmale, et Eesti ei ole surnud ja Nõukogude okupatsioon ei ole õiguspärane. Lääneriigid, eesotsas USA, kehtestasidki ametliku mittetunnustamispoliitika. Nad ei tunnistanud kunagi Eesti vägivaldset liitmist Nõukogude Liiduga. See otsus tuli suuresti tänu pagulasest tehtud sihikindlale tööle. Rei töötas erinevates pagulasorganisatsioonides, püüdes hoida elus Eesti rahvuskultuuri ja vabadusideaali. Rei ise jäi Rootsi kaugele kodust, kuid Eesti Vabariik elas edasi tema allkirjades ja otsustes. August Rei suri 1963. aastal Stockholmis, eksiilvalitsuse istungilt kojusõidu ajal rongis, sümboolselt teel sõites nagu kogu tema pagulaspõlve ajalgi. Rei põrm ja tuhk jõudsid tagasi kodumulda alles 2006. aastal, mil ta maeti ümber Tallinna metsakalmistule. See hetk oli sümboolne. Mees, kes kandis poole sajandi jooksul Eesti riigi järjepidevust, sai lõpuks vabas Eesti mullas puhata. August Rei lugu pimedal okupatsiooni ajal õpetab meile, et riik elab nii kaua, kuni leidub kas või üks inimene, kes kannab edasi selle õiguslikku ja vaimset järjepidevust. Isegi kui võõrvõim oli ülekaalukalt peal, hoidis Rei kinni Eesti Vabariigi seaduslikust järjepidevusest. Ta keeldus uskumast, et mäng on lõplikult läbi. Sellest sündis põhimõte, mida võetakse tänases Eestis väga tõsiselt. Eesti kaitseb end igal juhul ja kui tahes ülekaaluka vastase vastu. Eesti ei alusta kunagi. Need on tänapäeva julgeolekupoliitika aluspõhimõtted, mille juured on just toonastes kogemustes. Nüüd oleme rännanud läbi August Rei elu pöördeliste sündmuste, aga tekib küsimus, mida see kõik tänases päevas tähendab? Paralleele saab hämmastavalt palju tuua. Kuigi ajad on teistsugused, peegeldavad August Rei tolleaegsed valikud tänapäeva vajadusi. Vaatame võrdluseks mõningaid põhimõtteid Eesti praeguses julgeolekupoliitikas ja leiame sealt 100 aasta taguseid kajasid. Esiteks, rahvuslik kaitsevõime on iseseisva riigi püsimise alus. August Rei mõistis juba 1917. aastal, et eestlased peavad ise relva kätte haarama, sest muidu pole neil õigust oma riigi tulevikule otsustada. Täpselt sama põhimõte kehtib ka tänapäeval. Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit rajanevad üldrahvalikul kaitsetahte ideel. Iga kodanik on osa riigi kaitsest. Seda sätestavad ka julgeolekupoliitika alused. Eesti julgeolek algab meist endist, iga üksikisiku valmisolekust. Eesti riigikaitse on laiapõhjaline. Lisaks sõduritele on sellesse kaasatud reservväelased, vabatahtlikud naiskodukaitsjad, meedikud, IT-spetsialistid, kogukonnad ja paljud teised. See printsiip sümboliseerib justkui moodsat versiooni rahvusväeosade loomisest. Kogu ühiskond on mobiliseeritud. Iga okas loeb. Kui Rei tõi 1917. aastal rindemehed koju Eestit kaitsma, siis ka tänapäeval kutsutakse igaühte panustama. Olgu ajateenistuse või õppuste kaudu või lihtsalt valmisoleku hoidmises, igal juhul kehtib sama sõnum. Meie vabadus sõltub meist endist. Teiseks, liitlaste roll on Eesti kaitsevõime tugisammas. Rei ajal püüdis Eesti endale liitlasi leida. Vabadussõjas aitasid Eestit Briti laevastik, Soome vabatahtlikud, Läti väed ja paljud teised. 1939. aastal jäime ka paraku üksi, sest endised liitlased meid enam ei kaitsnud. Tänapäeval on Eesti julgeoleku olukord teistsugune. Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige, tänu millele saab Eesti nii sõjalist, majanduslikku kui ka poliitilist tuge. Eesti julgeolek toetub NATO-le ja koostööle liitlastega. See on kirjas igas Eesti julgeolekupoliitika dokumendis. Üksi on väikeriigil aga väga raske püsima jääda. Rei põlvkond sai valusalt tunda, mida tähendavad suurriikide kokkulepped väikestega. Kuigi Nõukogude Liit oli Eestile lubanud viimase poliitikasse mitte sekkuda, lõi NSV Liit esimesel parajal hetkel oma isiklike huvide nimel Eestile noa selga. Et niisugust olukorda vältida, teeb Eesti kõike selleks, et olla liitlastega ühes paadis. Me anname oma panuse kaitsekulutustesse, osaleme rahvusvahelistel missioonidel ja vastutasuks eeldame kollektiivset kaitset. NATOs kehtib 3 musketäri põhimõte. Üks kõigi, kõik ühe eest, mida meil 1939. aastal ei olnud.
Ometi, ja seda rõhutas ka Rei, liitlased austavad ja aitavad neid, kes ise on valmis ennast kaitsma. Seega pöördume tagasi esimese punkti juurde. Oma rahva kaitsetahe on vundament, aga liitlased saavad seda toetada. Mõlemad on vältimatult vajalikud. Kolmandaks, kriisitaluvus ja järjepidevust toetavad riigi kestlikku arengut. Rei säilitas pool sajandit katkematult Eesti Vabariigi juriidilist eksistentsi. Ka tänapäeval on Eestis palju räägitud, et meil peavad olema plaanid kõige mustemate päevade tarbeks. Küsitakse, mis saaks siis, kui juhtub see või teine? Vastus on see, et allaandmine ei ole variant. Riik peab toimima ka kriisi ajal. Olgu selleks siis küberrünnak, veealuse sidekaabli lõhkumine või isegi okupatsioonikatse, riigi juhtimine peab jätkuma kas või põranda all või eksiilis. See mõtteviis on otsene pärand Rei põlvkonnalt. Nad näitasid, et järjepidevuse hoidmine tasus end ära. 1991. aastal ei pidanud me nullist riiki looma, vaid õiguslik järjepidevus ennistati. Tänane Eesti rõhutab samuti oma julgeolekupoliitikas, et julgeoleku ja kriisikindluse tagamine riigis ja ühiskonnas on pidev ja sihipärane tegevus. See tähendab, et me peame olema vaimselt tugevad, valmis halvimaks ja käima õppustel. Meil on olemas näiteks strateegilise kommunikatsiooni ja PSYOPSi ehk psühholoogiliste operatsioonide programmid selleks, et vaenlane ei saaks meie meelt murda. Sõnum Eesti ei alistu kunagi pole lihtsalt loosung. See on teadlik otsus mineviku õppetundide põhjal. Lühidalt. Tänane Eesti julgeolekupoliitika on paljuski üles ehitatud samadele alustele, mida panid oma otsustega paika August Rei ja tema põlvkond. Me oleme õppinud nende võitudest ja ka kaotustest. Me teame, et üksi võidelda on raske. Seetõttu me arendamegi oma liitlassuhteid. Me teame, et ilma rahva kaitsetahteta pole liitlastest kasu. Seetõttu püüame säilitada üleüldist kaitsevalmidust. Mõistame veel seda, et iial ei tohi kaotada lootust ja seetõttu on meil olemas varuplaanid ja vankumatu kaitsetahe. Paralleelid Rei eluga kinnitavad, et ajalugu on meie parim õpetaja, kui me teda vaid oskame kuulata. August Rei elu ja valikud annab meile mitu olulist õppetundi. Esiteks, väikeriigi iseseisvus pole kunagi iseenesestmõistetav. Selle nimel tuleb võidelda ja seejärel peab seda targalt hoidma. Rei panustas võitlusesse rahvusväeosi luues ja riikli eksiilis elus hoides. Teiseks, demokraatia ja õiglus on tugeva riigi alused. Rei pidas oluliseks parlamentaarset demokraatiat ja inimeste vahelist võrdsust. Need väärtused tegid Eesti riigi sisemiselt tugevaks ja andsid rahvale põhjus oma riiki armastada. Kolmandaks, mitte kunagi ei tohi kaotada usku oma rahvasse. Isegi kõige pimedamal tunnil leidis August Reis usku, et eestlased saavad taas vabaks. See usk andis vilja poole sajandi pärast. Eesti riik on nagu maja. Kunagi ei ole valmis, alati vajab hoolt. Kuid kui vundament püsib, on kõik hästi. August Rei aitas üles ehitada seda vundamenti. Meie ülesanne on seda hoida ja tugevdada. See on tänase loo kõige suurem õppetund.